ei, ma tahtsin tegelikult lisada seda, et kui ma nagu Youtube'ist, otseselt ma ei follower'i peale oma mehe mingi saidi, mis ta ei ole eriti teinud midagi, aga kui ma otsin kust, siis mulle just meenus, et tegelikult ma vaatan seda The Voice siis UK või Ameerika või Austraalia või Netherlands, neid ma vahel, neid häid lauljad blind audition, see pime, kui nagu esimest korda laulavad ja kes valitakse ja valite, neid ma olen jälginud. X Factor UK 2009 ma väga jälgisin, see Olli Mörs ja teisi. Või no sirvisin. Mäletan see Daniel Johnson, tema esinemine First Audition sai 10 miljonit vaatamist, kus ta mikrofoni loobib ja see on mingi jumalik laul, aga et see on hästi selline hoogne ja hästi selline mingi moosi nagu või tiinekate lemmik umbes, aga tegelikult ta vist kooliõpetaja oli ja ta jõudis päris kaugele. Noh, no et ei peagi võitma, et Olli Mörs ise on väga edukas ja tubli ja The Voice kohtunik. Aga eestlastelt ma tegin siin mingit blondi nalja, et siis mulle meeldivad need, algul mulle meeldivad need ropendavad tüübid, ma eriti palju ei naera ka, aga ma lihtsalt natuke vaatan ja kuulan seda, natuke ajab mingi situatsiooni värk ajab naerma, onju. Et ma ei tea, kas see oli Ardo Asperg ja Harri-Mati ja Mikal Meeme või Meema või ma ei tea. Ja mis ma seal veel, kunagi ma otsisin nagu mingi Billboards või mingi top laule, pole aastaid nagu eriti kuulanud, et vennaga ühes toas kuni 18 eluaastani iga hommik, mis see 93,2 või mis see Energy FM või uudiseid õhtu kuulata, et nagu väsitav, et linnulaul ja ei ole vaja, aga see I am wrong või see Bruno Mars või mingi selline disko või selline tehnikal või selline mingi klubimuusika teatud mõnusa meloodiaga, rahuliku või sellise huvitavaga, see ähm, Nobody to love või noh, mis need on, Sigma või mingisugused on mulle meeldinud või see, et üks oli see mingi äh, Don't Cry või Don't Cry, mingi saksa või inglise mingi bänd oli see, mul ei nimi meelde. Ja mis ma siis veel nagu sirvisin, neid laulusaateid vahest vaatan ja kuigi ma võiks ju siin Youtube'i nagu korra klikata, ega ma ei oska ju peast öelda, kas see video nüüd filmib ja siis mina siin otsin. Klikk, miks mul hääl üldse, on küll mm,. Mul nüüd koristusvideod on. Jaa, see on see kõige nagu olulisem, mis minu jaoks on nagu ka suhteliselt oluline, on see, et mulle meeldib vaadata mitte nagu väärtuslikke selliseid mingi mõttetu eluvärke, aga nagu kõrgema elu mõtte ja värki, et nagu hinnata oma elu ja kui terve ja tubli on meil kõik pea, jalad, käed otsas ja tegelikult raskustes inimesed kui positiivsed ja kui teise nurgaga panevad nagu elu vaatama ja rõõmsaks teevad, et näiteks see Special Ski to Special Books või siis vastupidi. Et seal ongi nagu erinevate sündroomidega sündinud inimesed ja lapsed või puudega, kes nagu vahel on nii, et liikumisvärk, aga ta kuuleb ja mõistab ja ta annab nii palju nagu positiivsust juurde, et isegi kui, ma ei tea, mõnel on mingi nahahaigus või mis iganes, siis ta oma valudest hoolimata on nii suur selline positiivsuse allikas, et on ikka vajalik elus ja see on nagu, vaevab seda elu nagu teistmoodi hindama ja see väärtustab nagu seda nii palju, et mul on ka siin paar videot, kus et kus üks hetk, kus ka üks poiss on nagu ratastoolis ja paljud ei rääkinud, aga kui see mees, kes käib, tuleb nimi meelde, käib filmimas ja ütleb, et mul on hea meel su sõber olla, et see tähendab palju ja siis, kui ta ohkab sellest nagu reageerib tagasi, siis see on nagu suur vastumeel, isegi kui mõni ei oska rääkida või õmiseb, siis see on ka nagu suht okei, onju, et seal on ka miljonid jälgijad. Upsis, oota. Mul oli kõne, aga tegelikult jaa, sellised
elu jaatavad videod on väga okeikad, et üks 16-aastane poiss on nahahaiguses, tal on raske liikuda, pesta ja tal see koorub või tal ei ole nahka. Mingi 70% kehast, et ta on hooldaja ja et ta väga nutune, aga tal oli sellised, ma ei tea, kas meil kunagi see Maimo Olde või keegi kehasõpetaja oli väga säravad vanemuse inimese, targa inimese silmad, et täitsa selline nagu teine keha või selline väga elujaatav, isegi siis nagu nii nutune ise ja kõik, et kui palju ta kannatab elus, aga kui palju ta nagu positiivsust hoiab ja ta muusika valik Queensi mingi laul, et Kaja või Heroed või mingid sellised või Supermanid, et ju siis mingi elu mõte on siin elus, et küll tal on raske, aga ta näeb seda elu ja ta saab olla oma perega niimoodi. Ja noh, ta ei saa küll jalkat mängida värke, aga ikkagist midagi. Et eks see ole nii. Ja ma muud hetkel ei teagi. Mul jäi see video pikaks ja tahtsin lihtsalt öelda, et situatsioonikomöödia võib lahe olla. Sellega seoses tuli meelde, et vaatasin mingi laste mingi saade Kaksikut ja siis nad ei tohti mingit asja piiluda ja mõned lapsed piilusid ja naljakas muusika oli taga ja see oli nii koomiline. Et me ei ole üldse selline naerja tüüp, aga mõned situatsioonid on nagu naljakas. Aga okei, see venis jälle pikaks ja ma panin selle üles ja muud moodi ei oska ja kuna tulevad teised inimesed ja ma ei taha nagu oma elu niimoodi teistmoodi jagada, siis ma võib-olla paar nädalat või paar kuud ei tee videosid, aga elame-näeme, onju. Et vahel ikka tuleb see tuhin peale. Täna juba mingi 2-4 video, ma ei ole kunagi nii palju eriti teinud, et niikuinii mingi 1-2 või 0 vaatamist, aga siis olla. Et jah.